Täna räägime natukene lähemalt meekorjealadest, just täpsemalt, mis liigid sinna sobivad. Sest sellest teemast ei ole väga palju räägitud. Meekorjealadel peab vähemalt olema 3 erinevat liiki. Need võivad sul olla kokku segatud ühele põllule või siis külvad nad kõik eraldi. Tulnud lihtsalt turu pealt vahepeal vastukaja, et peavad olema kõik eraldi. Siis ei, seda ei ole viimased paar aastat juba seda tingimust. PRIAs on välja toodud ka tegelikult nimekiri perekonniti kui ka eraldi siis kultuuride kaupa. Näiteks suvivikki võib külvata, harilikku keerispead, tatart, üheaastaseid ristikuid, kuigi neid ei ole nimistus eraldi välja toodud, aga on toodud, et perekond ristikud sobivad. Ja PRIA loeb ka üheaastaseid ristikuid selle alla ja sobilikuks. Meie nimistus on näiteks selleks pakkuda siis inkarnaatristik, pärseristik, Aleksandria kui ka skleroosiumiristik. Kõigil on omad plussid, mida ja kus sa kasutada saad. Lisaks siis ka nendele puhasliikidele, mis ma nüüd teile ette lugesin, võib ka tegelikult kasutada segusid, nagu eelpool mainitud. Meie nimistus on selle jaoks väga hästi sobivad näiteks Totma Green and Fix, mis sisaldab siis suvivikki, pärseristikut, ka harilikku keerispead. 3 liiki on sellega kohe täidetud ja eraldi segu ise kokku segama ei pea. Kuidas siis seda meekorjeala rajada? Tegelikult teed sa täpselt samamoodi seda, nagu sa teed vahekultuuridega. Maa on ette haritud, umbrohu võimalus viidud nii miinimumini, kui on olnud võimalik. Maikuus võta kätte ja külva segu või puhas kultuur maha. See on ka selline oluline asi, mis tuleks välja tuua, on see, et PRIA nõue eeldab, et põllule on registreeritud või põllu lähedal on siis ära registreeritud mesinik, kellel on vähemalt siis 10 mesitaru. Kui neid on 9, siis paraku meekorjeala sinna alla minna ei saa. Kui sul on meekorjeala kultuuride osas küsimusi, siis võta julgelt minuga ühendust. Leiame koos parima lahenduse.